Viimasel nädalal on Ameerika pommitanud Islamivabariigi üle 300 korra. Trump ütleb, et relvarahu on läbi. Ta nimetab režiimi saastaks. Miks siis läbirääkimised ikkagi toimuvad? Kas Trump valmistub töö lõpule viima või annab ta Islamivabariigile veel ühe päästerõnga? Me arutame seda kõike nüüd saates The Quad. Tere tulemast tagasi GNS TV saatesse The Quad. Olen siin koos Bellami Rutjaga ning meil on stuudios tagasi Daniel Reines Reinspalding. Me oleme siin taga igatsenud. Fleur on endiselt välismaal, kui ta liitub meiega peagi. Sel nädalal räägime Iraani Islamivabariigist ja sellest, mis kohapeal toimub. Vaadake, mida president Trump on viimastel päevadel öelnud. Me pommitasime neid eile öösel korralikult. Nad on väga kurjad ja haiged inimesed. Meil olid nendega eile kohtumised. Nad nõustusid eile kokkuleppega. Täiuslik kokkulepe meie jaoks. Ei tuumarelvi, ei seda, ei teist, mitte midagi. Nad loobusid kõigest. Ja siis pärast seda lahkusid nad ruumist. Ja siis tunni aja jooksul lasid nad drooni laeva pista. Ma ütlesin, et te olete haiged inimesed. Te olete haiged. Iraani kohta, kas relvarahu on läbi? Kas relvarahu on lõppenud? Kas vastastikuse mõistmise memorandum on läbi? See on väga huvitav küsimus. Minu arvates on see läbi. Ma ei taha nendega enam tegemist teha. Nad on saast. Kas sa tead, mis on saast? Nad on saast. Nad on haiged inimesed. Neid juhivad haiged inimesed. Ja nad on õelad vägivaldsed inimesed. Ja kui neil oleks tuumarelv, kasutaksid nad seda. Minu arvates on sellega kõik. Räägin meie läbirääkijatega. Nendega tegelemine on lihtsalt aja raiskamine. Nad on valetajad. Nendega on midagi valesti. Nad on hullud. Nagu näete, ei meeldi Trumpile see, mis toimub. Ma ei taha öelda, ma ju ütlesin, aga tegelikult tahan, sest me ütlesimegi. Mis sina sellest kõigest arvad, Ruut? Ma arvan, et president Trumpiga see ajas meid täiesti segadusse, sest ühel päeval ütleb ta üht ja järgmisel päeval teist ja siis jälle midagi muud. Aga praegu on ta viimastel päevadel olnud üsna järjekindel selles, mida ta ütleb. Ja samuti ütleb ta, et läbirääkijad Steve Witkoff ja Jared Kushner näevad endiselt võimalust. Ja kui nad tahavad proovida, las nad proovivad. Aga mina ei näe seda võimalust. Ja kui nad peaksid kokkuleppele jõudma, kui Islamivabariik peaks kokkuleppe sõlmima, siis nad ei pea sellest kinni. Trump teab, ta teab seda, aga siin ongi probleem. Kui sa tead midagi täiesti kindlalt, siis pead sa ka midagi ette võtma. Nüüd ta teebki midagi selle nimel. Ta on pommitanud rajatisi, pommitanud raketiheitjaid, aga mitte alustanud täiemahulist sõda. Ta ei taha seda, see on selge. Ta on seda ka öelnud. Ta eelistaks diplomaatilist lähendust. See ei hakka toimima. Ja paljud inimesed arvavad, et ta peab lihtsalt novembris toimuvate vahevalimisteni vastu pidama ja siis näeme. Isiklikult arvan kui ma teda nõustaksin, ütleksin, kuula, sul on vahevalimisteks parem, kui saavutad võidu. Ameeriklastele meeldib võit. Isegi need, kuula, ma tunnen vabariiklasi, Iisraeli toetavaid vabariiklasi, kes ütlesid mulle, me olime sõja vastu, aga kui me juba sõjas oleme, siis võidame selle. Õige. Ja ma arvan, et on viga eeldada, et sõjavastase liikumise madalaim ühisnimetaja aitab teda vahevalimistel. Jah. Ma arvan ka nii. See on olnud üks minu kriitikatest. Ma arvan, et see on ekslik. Ma saan aru, et vahevalimised on tema jaoks suur teema, aga tegelikult mängid see lihtsalt režiimi kätte. Lisaks on sellel lool veel üks tegur, mis sel nädalal avalikuks tuli. Mõrvaplaan. Jah. Me saime teada Wall Street Journalist selle kuu 9. kuupäeval. Ma usun, et see oli kohe pärast tippkohtumist, NATO tippkohtumist Türgis, et oli olemas konkreetne plaan USA presidendi mõrvamiseks. See muutis tema plaane veidi või seda, kus ta viibis või kuidas ta Türgist lahkus, ma arvan. Me ei tea selle kohta tegelikult palju rohkem detaile, kuid oleme näinud tema reaktsiooni sellele, kus ta räägib, et 1000 raketti on suunatud Islamivabariigi poole. Väga karmid sõnad Trumpilt. Meil on sellest video. Vaatame seda. Kuna pärast seda piirasid usuõpetajad ja vaimulikud selle rüveda olendi tegevust ja panid talle piirangud, see vajab mehhanismi, et see mehhanism hakkaks tööle. Või kindlasti selle piirangu kehtestamiseks on vaja mehhanismi, et see mehhanism rakenduks ja see fatva kindlasti ellu viidaks. Ja see küsimus ei ole siin. See puudutab midagi, mida inimesed teevad. Kus nad on?
kuni Ameerika Ühendriikide saatused on kaalul. ma ei tea, miks see Nõukogude vastane torge, nad armastavad kommuniste, aga ma kaldun kõrvale. Igatahes nad on otsustanud USA presidenti tappa. Me teame, et nad on seda mitu korda proovinud. Bellamy, mis on sinu vastus kõigele sellele? Ma mõtlen, kes siis ei armasta rotti naiste riietes? Nagu ma üldse kuulaksin või võtaksin nõu millegi sellise käest. Ma arvan, et on pöörane elada sellisel ajal, kus see ongi sõna otseses mõttes see, mida lapsed kuulavad ja mille peal nad üles kasvavad. Ja et noorem põlvkond, see ongi see, mille eest nad seisavad. See ongi tegelikult see, mida nad tahavad. Ja nad ei saa ka aru, näiteks Ameerika lapsed, kui ma pean ütlema, kas te mõistate, et vaba maailma juhi, ülemjuhataja turvalisus on ka teie enda turvalisus? Et tegelikult ei mõisteta üldse, kuidas see süsteem toimib ja millised on selle tasandid. See, kui sa arvad, et vandenõu sinu praeguse presidendi tapmiseks, olgu ta sulle meeltmööda või mitte, ei sea sind ega iga Ameerika tsiviilisikut üle maailma ohtu, on mulle arusaamatu. Jah, viimasel ajal on poliitilisele vägivallale justkui vaikiv heakskiit antud. Ja tead, ma ütleksin, et suur osa sellest tuleb inimestelt nagu Hassan Piker ja radikaalne vasakpoolsus, kes on selle retoorika justkui normaalseks muutnud. Ja siis näeme ka teiselt poolt reaktsiooni. Ja see muutub väga-väga ohtlikuks. Aga tead, Islamivabariik on alati olnud väga-väga pühendunud lääne juhtide sihtimisele ja mõrvamisele. See osa pole tegelikult uus. Aga nagu nägime matustel, sa nägid neid stseene, Daniel, hullumeelne lihtsalt. Igal hoonel oli kirjas, me tapame Trumpi. Kinnisidee, kinnisidee. Võib-olla peaksid nad saama saate The View paneeli liikmeteks. Võib-olla. Minu arvates on USA ja Iisrael täiesti ühel lainel. Ma arvan, et see administratsioon on kõige sionistlikum administratsioon, mis meil kunagi olnud on. Ma arvan, et kulisside taga toimub asju, millest me ei tea ja mis on seda mõnevõrra aeglustanud. Aga maailm oli põhimõtteliselt leekides, neil oli palju teha, nad pidid piiri kindlustama. Nad pidid alustama miljonite inimeste väljasaatmist, kes olid riiki ebaseaduslikult sisenenud. Ja siis me räägime Iraani rahvast, keda hoiab pantvangis Islamivabariik, aga Euroopa on nendega samas olukorras. See infrastruktuur, mis on üles ehitatud ja kui palju uinuv rakke Euroopas küll olla võib, ma ei suuda seda isegi ette kujutada. Näiteks ISISe rakuke paljastati minu vanas naabruskonnas Euroopas, Berliinis. Ja ma olin viimased paar kuud Euroopas. Katar ja Al Jazeera polegi peamine probleem. See on nüüd juba üleriigilistes uudistes. Need noored, kes lähevad neile flotillidele, tulevad tagasi Belgiasse ja neid interveeritakse tund aega üleriigilistes uudistes. Lihtsalt valetades Iisraeli kohta. Nii et lääne õõnestamine ja radikaliseerumine on lihtsalt šokeeriv. Jah, see on nagu nad oleksid võtnud kogu selle äärmusliku retoorika, mis on nende kultuuris nii tavapäraseks muutunud. Ja sellele asemel, et lääne immigratsioonilaine sooviks omaks võtta lääne väärtusi ja ühiskonda integreeruda, tõid nad endaga kaasa kõik oma ühiskondade halvimad küljed. See, mida me näeme, on lihtsalt häiriv. Veel hullemad on vanemad riikidest, kolmanda maailma riikidest. Ma tean, et seda ei tohiks öelda. Moslemite enamusega riikidest pärit inimesed, kes rändavad, kas seaduslikult või ebaseaduslikult teistesse lääne riikidesse selleks, et nende lapsed saaksid läänes hariduse ja parema elu. Ja lapsed, ning selliseid juhtumeid on palju, käivad mõnes heas koolis, heas piirkonnas, kuid koduteel peatavad nad kohalikus mošees ja radikaliseeruvad. Need vanemad tahtsid minna Suurbritanniasse või Amsterdami, kus nende lapsed ei peaks üles kasvama vaesuses ega islami äärmusliku ideoloogia keskel. Ja vaata imet, läänes nad radikaliseeruvadki. See, mida me näeme, on tõesti häiriv. Ma mõtlen, et me näeme ikka ja jälle sama lugu kordumas. Ja võiks arvata, et äärmuslus toimub näiteks Iraanis, sest neid indoktrineeritakse samade asjadega. Aga tegelikult näeme, et Iraani rahvas lükkab selle tagasi. Nad on sellele täiesti vastu. Nii et sa näed neid lippe, Iisraeli ja Ameerika lippe, ja nad kõnnivad neist ringiga mööda. Samas läänes on terve uus põlvkond inimesi, kes toetavad poliitilist vägivalda ja arvavad, et see on õige viis edasi minna, kui millegagi ei nõustuta. Ja see ongi tegelikult islamistlik mõtteviis. Tead, kui sa ei nõustu minuga, siis ongi okei sind tappa.
Ma olen sellest väga mures. Kui me räägime sellest, mis on tõeline privileeg olla lääne inimene, siis ma sain sellest aru, kui kolisin USAsse. Ma ei saanud enne aru, kui privilegeeritud on inimesed isegi oma kõige hullemates olukordades. Sest fantaseerida ja igatseda sellist elu ning sellist äärmuslikku mõtteviisi, toetada poliitilist vägivalda ja nii edasi. Meeldib ta sulle või mitte? Sigi Flicker ütles selle kõige paremini. Ma hakkan kohe kitsepopulatsiooni peale vanduma. Kui sa tahad olla sellises primitiivses, vanas maailmas, siis igatsed sa midagi, mis on sinu elus põhimõtteliselt valesti läinud. See pole ainult haridussüsteem, see pole ainult kogukonnad, see pole ainult juhid, kes meil on. Midagi on täiesti viltu läinud. Ja kahjuks on see juba mõnda aega selles suunas liikunud. See on praegu murettekitavas punktis, kus me oleme juba aastaid ja aastaid seda korranud ja välja toonud, öeldes midagi on valesti, midagi on valesti, midagi on valesti. Ja nüüd peame me neid peaaegu deradikaliseerima, sest nad on radikaliseerunud. Jah, nad on radikaliseerunud. No ja see ongi üks islamistide strateegiatest, sihtida vasakpoolseid, sest neil ei ole tavaliselt kõige paremat moraalitunnet, õige ja vale tunnetust. Ja samuti on neid väga lihtne manipuleerida. Palju indoktrineerimist toimub näiteks kunsti kaudu. Nii et see toimub selle kaudu. Luule, sellepärast ongi alati need pildid sallidest ja oliivipuudest. Tead, see on naljakas, et sa seda luule kohta ütled, sest üks viraalsemaid videoid, mis Khamenei matustelt tuli, oli luuletus, mida loeti selle kohta, kuidas kõigi kohus on USA presidendi mõrvamine. Wow. Jah, nii nad teevadki. Nad kasutavad seda võimalusena radikalismi edendamiseks. Me näeme seda seal ja näeme seda ka läänes. Aga ma tahaksin tagasi tulla kogu atentaadi teema juurde, sest ma tahaksin arutada, mis meie arvates juhtuma hakkab. Ma mõtlen, kas sa arvad, et Trump ütles, tead, mul on tunne, et meil on täpne tsitaat. Iraani Islamivabariik palus meil jätkata läbirääkimisi. Me oleme sellega nõustunud, kuid Ameerika Ühendriigid on neile ühemõtteliselt öelnud, et relvarahu on läbi. Suurtes tähtedes läbi. Mida see tähendab, Ruthi? Mis edasi saab? Ka Iraani Islamivabariik ütles, et see on läbi. Ma mõtlen läbirääkimised. Nad on seda algusest peale öelnud. Khalibaf ütles, et ei ole ja nad rikkusid vastastikuse mõistmise memorandumit ning kogu see jama on mõttetu. Ja peamiselt on nende viimane ettekääne see, et Iisraelil ja Liibanonil on kokkulepe ning kokkulepe Liibanoni Hezbollahst vabastamiseks. Ja salamistliku Islamivabariigi läbirääkijate sõnul rikub see vastastikuse mõistmise memorandumit, sest Hezbollah on muidugi Iraani haru ja see puudutab meid. Nii et mõte on selles, et see kõik on lihtsalt bla bla bla. Ja üks asi, mida me teame, ma ei usu, et neil õnnestub presidenti mõrvata, aga nad üritavad luua mingisugust võrdsust. Olgu. Muide, Khamenei mõrvati Iisraeli poolt. Kuigi Trump, ma tean, et ta tihti võtab selle eest au endale. Aga mõte on selles. Olgu meie, ütleme siis liitlased, mõrvasime nende juhid ja seetõttu on neil õigus mõrvata meie juhte, rääkimata teistest inimestest nagu Ben Shapiro, kes ei ole riigijuht. Nii et see on suur probleem, sest rumalad vasakpoolsed usuvad seda tõesti. Tead, samamoodi nagu nad usuvad ka seda väidet, et kui Iisraelil on tuumarelvad, siis miks Iraanil ei või olla tuumarelvi? See on rumalus, aga ma tahaksin öelda, et esimene kord oli siis, kui Ayatollah Khomeini võttis Iraanis võimu 1979 aastal. Tead, sel ajal juhtus kaks asja. Peale selle, et Jimmy Carter oli president ja ta oli lihtsalt abitu, nagu poleks midagi teha saanud ja nii edasi. Kui see juhtus, siis võib öelda, et olid inimesed, ameeriklased, kes olid justkui ootamatult tabatud, aga samuti polnud tol ajal internetti. See võiksid arvata, et tänapäeval, kui on internet ja teadmine sellest, mis toimub, oleks rohkem inimesi, kes mõistavad, kui kohutav see on. Mitte vähem inimesi. Nüüd sa ütlesid, et on huvitav, kuidas Iraani inimesed ei ole oma olukorraga rahul. Isegi kui nad on indoktrineeritud, nad ei kasvanud selles üles, nad ei ole režiimiga rahul. Võib-olla on see sellepärast, et Ameerikas on iraanlased, kes kolisid Ameerikasse pärast seda, kui Khomeini võimule tuli, jäänud kindlalt läänemeelseks. Ja see erineb ülikoolide vasakpoolsetest
ning Araabia riikidest pärit immigrantidest. Ja see võib olla tingitud sellest, et lääneriikides elavad iraanlased toetavad seda. Sa näed, kuidas nad tulevad tänavatele režiimi vastu protestima, mitte selle poolt. Ma mõtlen, me kõik näeme palju raha, mis tuleb Iraani Islaamivabariigist, samuti Katari rahastust, mis suunatakse vasakpoolsetele, eriti Ameerikas. Me teame USA luurearuannetest, et Iraan oli seotud, ma peaksin ütlema Iraani Islamivabariik, oli seotud mõnede nende laagrite rahastamisega, mida me nägime Iisraeli vastase tegevusega. Ja loomulikult on Katari raha selle teemaga läänes igal pool seotud. Aga jah, see on lihtsalt hullumeelne. Lääs on muutunud islamistide suhtes toetavamaks kui Iraani rahvas ise. Aga mida sa arvad, milline saab olema Donald Trumpi vastus kõigele sellele? Kas sa arvad, et me näeme sõjalise tegevuse kasvu? Me oleme juba natuke alustanud. Ma näen, et viimane voor just lõppes. Islamivabariik ründab nüüd teisi Pärsia lahe Araabia riike. Ma arvan, et kindlasti tuleb rohkem liikumist, kui sõjavägi tuleb sisse ja peaaegu surub neid tegutsema. Sest kui sa midagi ütled, siis tee seda ka. Nad on proovinud mitu korda, aga ma ütlen, et see võib olla lihtsalt minu peas või kõlada vandenõuliselt või võib-olla oli see isegi osa plaanist. Nad on teda sõna otseses mõttes mitu korda üritanud tappa. See oli olemas. Kogu maailm nägi seda juhtumas. Ja ometi öeldi, et ei, see on vale. See on osa sellest. Nüüd ütleb režiim sulle sõna otseses mõttes, et sinu töö on veenduda, et sa tapata. Ja nad üritavad ikkagi leida viisi, kuidas olukorda manipuleerida. Et öelda, te ju tapsite nende juhi, nii et see tuleb teile justkui kasuks. Loodetavasti on plaan suurem, kui minusugune väike inimene seal all teab, ilma igasuguse info, ilma luure andmeteta, mitte millegagi. Aga ma tõesti loodan, et ta võtab seda piisavalt tõsiselt, et see ei oleks ainult Iraani rahva aitamine, vaid et inimesed tunneksid end turvalisemalt oma kodudest välja tulles ja tänavatele minnes. Nad ei tohiks peatuda. Nad peaksid võtma tagasi võimu sellise Iraani üle, nagu nad soovivad. Aga ma arvan ka, et neid ei saa enam hirmuga millekski sundida. Ja eriti nüüd, kui sa hakkad ähvardama oma enda tsiviilisikuid, kes on sinu vastu ja kasutad neid lihtsalt rahva hulga numbritena. Sest sa tead, et keegi ei tule sind ründama. See on psühholoogiliselt väga häiriv öelda, et me tapame teid. Võta oma must päike ja mine seisa rahva hulka, sest meil on vaja numbreid. Nad kasutavad neid täpselt nii, nagu Hamas kasutab oma tsiviilisikuid inimkilpidena. Ma tõesti loodan, et ta teeb midagi, sest see ei puuduta ainult Lähis-Ida turvalisust ja ohutust ning selle kindlustamist. Sellel on palju pistmist ka läänega. Lääs on praegu nii sügavas jamas. Ja ma ei saa usaldada kedagi, kes tuleb juhtivale positsioonile, kui ma tunnen end nüüd Ameerika kodanikuna nii kodus kui ka välismaal ebaturvaliselt. Teate, te tõstate mõlemad tegelikult väga huvitava teema üles, nimelt valevõrdluse. Ülemjuht mõrvati ja seega on ka see õigustatud. Ma näen seda isegi sotsiaalmeedia kommentaarides siin Iisraelis elavatelt inimestelt. Me ju kõrvaldasime nende ülemjuhi. Ja see ülemjuht, kes on sõna otseses mõttes USA, EL-i ja paljude teiste riikide poolt terroristlikuks organisatsiooniks nimetatud IRGC juht. See on terrorist, eks. Ta ei ole lihtsalt vaimne juht. Ta ei ole lihtsalt poliitiline juht. Ta on terrorist, kelle käed on kümnete tuhandete inimeste, tegelikult sadade tuhandete inimeste veres, kui vaadata Iraani-Iraagi sõda. Sadade tuhandete inimeste veri on tema kätes. Ta on jõhker, metsik diktaator, kes vääris kõike, mis temaga juhtus. Tegelikult väärib ta palju hullematki. Seega on see võrdlus naeruväärne, ükskõik, mida sa ka ei arvaks, ükskõik, millisest lääne juhist. See ei ole sama asi. Me räägime juhist, kellel pole oma rahva silmis mingit legitiimsust. Ta haaras võimu vägivaldse riigipöördega. Ja sa võrdled seda demokraatlikult valitud juhiga, ükskõik, kas sulle see mees meeldib või mitte. Ma mõtlen, see on täielik jama. See paneb Robert Mugabe paistma nagu keegi, tõeliselt lugupeetav inimene. Ja see on palju, nagu... Tõesti? Läänes valitsev demoraliseerituse tase ja see, kuidas uudismeedia on inimeste ajud lihtsalt ära mädanenud.
ja see on lihtsalt šokeeriv, see on tõesti šokeeriv. Juba ainuüksi mõte, et üks sinu kaasmaalastest röövitakse USA poolt terroriorganisatsiooniks kuulutatud organisatsiooni poolt ja sina oled terroristide poolel, kes on tapnud ja röövinud sinu enda kaasmaalasi, sest nende maa võeti ära. See hullumeelne islamistlik propagandanarratiiv, millest me kõik teame, et see on naeruväärne. See, et inimesed ikka veel sellest illusioonist kinni hoiavad, on lihtsalt hullumeelsus. Me nägime inimesi pantvangide plakateid maha rebimas. Ja. Olgu. See oli, ma mõtlen, üks asi on öelda, et okei, sa vihkad peaministrit või presidenti. Need on süütud naised, beebid, sõna otseses mõttes beebid. Need on inimesed. Ja tead, Bellami, sa mainisid privileegi. Lubage mul öelda, olles siin laua taga vanim inimene, võin ma öelda, et see privileeg on lihtsalt iiveldama ajav. Sest kui võtta näiteks naiste liikumine, siis minu ajal kutsusime seda naiste vabastusliikumiseks, mitte feminismiks. Või tead, mina ka. Kõige suuremad silmakirjatsejad olid need naised, kes kaebasid naiste olukorra üle. Aga mitte nende naiste üle maailmas, kes tegelikult abi vajasid. Need olid naised, kes käisid Harvardi ja Princetoni ülikoolis ning said kõik, mida nad tahtsid, ükskõik millise töö, mida nad soovisid. Ja nad vinguvad ja virisevad. See on privileeg, see on Hollywood, see on akadeemiline maailm. Selles maailmas on naisi, eriti Islamivabariigis ja mujal, kes on tõesti alla surutud ning keda tõesti kuritarvitatakse ja rõhutakse. Ja sa ei näe ÜROs ega kusagil mujal kedagi neid naisi kaitsmas. Kõik, mida sa kuuled, on Harvey Weinsteinist ja Hollywoodi staaridest. Noh, kuigi ma arvan, et see, mis juhtus nende naistega Hollywoodis, on kohutav. Ei saa seda võrrelda naistega, kes lastakse tänaval maha lihtsalt sellepärast, et nende nägu on katmata. See ongi terve soolise apartheidi süsteem. See, mis seal toimub, on hullumeelne. Aga ma tahan jõuda ka Gaza juurde, sest me lubasime, et iga nädalal toome välja mõne loo, mis pole pealkirjades. Ja Gazast on neid lugusid tõesti palju. Tegelikult kogu sellest piirkonnast, aga eriti Gazast. Ja saasel nädalal nägime, et Hamas justkui loobub mingil moel kontrollist. Midagi. Lõpetab midagi Gaza sektoris. Selleks, et edasi liikuda selle rahunõukogu algatuse raames, relvarahu, see teatud tüüpi relvarahu, mis on kestnud. Mina ei ole sellest muidugi veendunud. Ma arvan, et see on täielik trikk, et Hamas saaks end ümber brändida. Nad ei loogu relvadest. See ongi nagu selge märk. Ja nad on olnud väga kindlameelsed, et nad ei loovuta relvi, mis on muidugi täielik relvarahu tingimuste rikkumine, mille Donald Trump välja pakkus. Ruuti, mis on sinu arvamus sellest? Kas see on samm edasi või on see mõttetus? See on täielik mõttetus. Seni, kuni nemad kontrollivad relvi, on kõik muu lihtsalt jama. Sest nad ütlevad, et las keegi teine tegeleb prügi äraveoga ja maksudega või millega iganes. Linnateenused, tsiviilelu. Seda parem neile, et nad saavad relvi kontrollida, rohkem tunneleid ehitada ja rohkem inimesi tappa. Ei, see on täielik vale. Ja nimetada seda asja Gazas rahunõukoguks oli ka tõesti, tead, jälle Lähis-Idas, kui kuuled sõna rahu, peaksid kummarduma. Olgu. Nii et jah, ma ütleksin, et ainus põhjus optimismiks, mis mul on see, me näeme, et Hamasi tuleb heidutada, seniini vähemalt, sest rakette pole olnud ning Iisrael kontrollib, ütleksin, umbes 60% territooriumist. Ja kui Iisrael ei tagane ning tead, jääb kindlaks sellele, mida tuleb teha iga kord, kui terrorist pead tõstab, siis oleme turvalisemad kui varem. Me oleme juba praegu turvalisemad, kui olime 6. oktoobril 2023. Aga jällegi tead need lääne unistajad, kes usuvad, et kõik, mida tuleb teha, on luua mingi süsteem, kus on mõõdukad. Palestiina omavalitsuses ei ole ühtegi palestiinlasest mõõdukat. Just Palestiina omavalitsus kasvatas need lapsed üles Hamasi liikmeteks ja maksab neile toetusi, kui nad tapavad juute, kristlasi ja uskmatuid moslemeid. Nii et loomulikult ei usu ma sellesse üldse.
no teate, piirialade osas räägitakse nüüd sellest, et nad tahavad katsealasid, millest Iisrael taandub. Umbes nagu Liibanoni kokkuleppe mudel. Erinevus seisneb selles, et Liibanonil on olemas terve suveräänne riik, kes peaks seda jõustama ja armee, kes peaks seda jõustama. Muide, mitte meie oma, ma räägin Liibanoni armeest. Mis Gazas toimub? Mida nad arvavad, et selle ettepanekuga juhtuma hakkab? Minu jaoks tundub see täiesti luululine. Ma arvan, et rahunõukogu on oluline, sest meil oli vaja mingisugust rahvusvahelist organit, mis oleks läänega seotud. ÜRO on nii korrumpeerunud, et see on lihtsalt naeruväärne. See on täielik nali. UNRWAs olid liikmed, kes osalesid 7. oktoobri sündmustes ja hoidsid pantvange. Ja UNRWA on sisuliselt süütaja ning Hamas oli põleng. Ma arvan, et midagi sellist tuli luua lihtsalt selleks, et koostada mingi pikaajaline plaan, kuidas sealset rahvast aidata ja deradikaliseerida. Aga ma arvan, et see on midagi, mis võtab aastaid. Ja, kindlasti. Siin ei ole lihtsaid lahendusi. Ja, ma arvan, et sa tõid välja väga huvitava mõtte, nimelt selle, et on olemas füüsiline pool, mis minu arvates on mõttetu ja nad ei saavuta selles midagi, aga on ka teatud mõttes see, kuidas see välja paistab. Ja see on huvitav tähelepanek, sest mingil määral tõmbab rahunõukogu võimu ÜRO-lt ära. Ja see võtab neilt ära ka ligipääsu Gazale, selle monopoli, mis neil oli, et teha kõiki neid jaburaid asju, mida UNRWA ja teised ÜRO agentuurid Gazas tegid. Koostööd Hamasiga, koostööd terroristlike organisatsioonidega, neile katet pakkudes. See teed nende jaoks asja palju raskemaks. Selles mõttes ei ole see negatiivne asi, see on lihtsalt ebapiisav. Bellamy, mis sina arvad? Bellamy, mis sa arvad rahunõukogust? Hei, ma mõtlen, mulle väga meeldib see, mida rahunõukogu praegu esindab. Ja ma arvan, et nagu sa just ütlesid, see tõmbab tähelepanu kõrvale sellest valest, et Kwasi Oko Aafrika laps jookseb ringi koos palgatud näitlejaga, kes mängib 90ndate kärbest. See ongi see unistus, mida inimesed ikka veel arvavad, et ÜRO on, aga sel pole sellega enam mingit pistmist. Sest ma olen kindel, et kuskil Aafrikas jookseb see laps ikka veel ringi, aga keegi ei tea, mis temast sai, sest kõik, mis sa kulutasid, kulus Starbucksis Smart Wateri peale, mis maksis 99 senti. Kas sa tegelikult tead, kuhu see raha läks? Ei. Nii et kui rääkida rahunõukogust, siis vähemalt mul on piisavalt austust nende meeste vastu, kes suutsid üldse tulla platvormile riikidest, mis on väga vastuolulised ja on seda olnud ka varem. Nad olid läänevastased nii poliitiliselt kui ka igas muus mõttes, olles peaaegu terrorismi poole kaldu. Nad kummardavad terrorismi ees, nad suruvad terroristide kätt. Aga nüüd, kui sa tegelikult saad neilt midagi anda ja siis tagasi võtta ning ütled, okei, las ma tõmban loori eest, kes sa oled? Nii et ma ikka veel ei tea, mis on rahunõukogu. Ma arvan, et kõik näevad pildil toredad välja, aga ma ikka veel ootan. Aga kui asi puudutab Gazat, siis ma arvan, et see on üks parimaid asju, mis on juhtunud. Mitte ainult ajutise lahendusena, vaid loor on tõstetud. Ja neile, kes otsustavad endiselt selle taga elada, edu. Ma mõtlen, ma ei tea, kas on võimalik, et sellest saab midagi tõeliselt toimivat ilma täieliku koostööta Iisraeli kaitseväega, mis omakorda võõrandaks mõned inimesed, kes on seni kaasa löönud. Nii et ma ei tea, ma tõesti ei tea, kuidas see peaks juhtuma ilma, nad üritavad luua mingit rahvusvahelist jõudu või midagi sellist. Me oleme näinud, kui tõhusad need on. Me nägime seda Liibanonis UNIFIL-iga pärast seda, kui sinna oli kulutatud miljardeid USA maksumaksjate dollareid. Ja me oleme seda näinud ka teistes rahvusvahelistes rahujõududes ja teistes konfliktides. Mul ei ole sellesse eriti usku ja ma loodan, et ma eksin. Nagu enamiku asjade puhul viimasel ajal oleks mul väga hea meel, kui ma eksiksin. Aga eks me näe, ma mõtlen, et me lihtsalt peame nägema, kuidas see läheb. Ma ei ole eriti optimistlik, aga seal on kindlasti huvitavaid arenguid. Aga ma tahan liikuda meie lurjuste ja kangelaste juurde, meie kõige populaarsema rubriigi juurde siin Quadis. Ja ma tean, et alustame nagu tavaliselt lurjustega, aga ma tean, et Danielil on täna meie jaoks väga eriline lurjus. Anna minna. Sunny Hostin avaldas hiljuti, et Ameerika lipu nägemine teeb ta rahutuks. Aga üks lipp, mis ei paista teda häirivat, on Palestiina lipp. Ma ütlesin, et on hetki, kui ma kõnnin mõnda kogukonda ja näen seal igal pool Ameerika lippe ning tunnen end äkitselt ebaturvaliselt. Vaatame üle.
Sanni väitis, et Ameerika Ivy League'i ülikoolide pro-Hamasi radikaliseerumine oli lihtsalt sõjavastased protestid. Kui lapsed riietusid džihadistideks ja skandeerisid 2 aastat järjest Fatahi vastast revolutsiooni. Ta kaitses Javier Bardemi, kui too kuulutas Oscarite jagamisel välja Vaba Palestiina. Ta oli Mahmoud Khalili kinnipidamise ja eelseisva väljasaatmise vastu. Ta oli isegi USA ja Iisraeli vastu, kui need kõrvaldasid IRGC tuumavõimekuse 12-päevase sõja ajal. Ta tahtis, et kõik sellest teaksid. Hamas tagastas lõpuks Sherry Bibase surnukeha. Justkui oleks probleem olnud selles, millal surnukeha Iisraeli tagasi lunastati. Selle asemel, et tegelik probleem oli selles, et tema ja ta lapsed rööviti ja mõrvati külmavereliselt. Sanni puhul on see pidev ebaproportsionaalne juriidiline kontroll Benjamin Netanyahu üle, kuid väga vähe Hamasi, Hezbollah ja Islamivabariigi suhtes. Ta väitis isegi, et Iraani naistel, kes elavad šariaadi seaduste all, on elu lihtsam kui mustanahalistel ameeriklastel. Ta ütles seda tõepoolest mitmekordse multimiljonärina televisioonis. Ühel hetkel hakkasin mõtlema, kas Sunny Hostin teeb seda meelega. Jaa, see ongi tema töö, ajada ideoloogilist agendat, et demoraliseerida Ameerika avalikkust. Kas see on tahtlik või mitte, tulemus on sama. Vaatajaid julgustatakse Ameerikat umbusaldama, Iisraeli umbusaldama ja nägema läänt peamise süüdlasena. Ja kui ameeriklased oleksid õnnelikud, turvalised, käiksid kirikus ja templis ning elaksid täisväärtuslikku vaimset elu, siis nad ei vaataks The View'd. Sõltuvuses moraalsest paanikast, hüsteeriast ja stressist, mida Sunny Hostin neile peale surub. Ja ta oleks ebaoluline. Hästi tehtud. Ma mõtlen, et kõik, mitte kõik neist. Melissaga on kõik korras, aga The View on halb. Hästi, jah. Mida sa ootad inimeselt, kelle isa väidetavalt omas orja? Mis? Millest sa räägid? Üks tema vanaemadest. Ja. Ta oli... Ässi vanem Vaine. Aissa. Mõned põlvkonnad. Midagi sellist, et perekond, kellel väidetavalt olid orjad, seal on midagi väga kahtlast. Tal on ka juudi päritolu vanaisa, mida ta samuti mainib. Nad armastavad seda teha, jah? Nad teevadki seda. Mul on ka mustanahalisi sõpru. Jah, täpselt. Velami, kes on sinu tõbras sel nädalal? Minu vastus on Rogue Hanna, kes oli Iisraelis ja käis läänekaldal. Ja ükskõik, mida sa tahad öelda nende asunike kohta, kes tulid välja ja väidetavalt ta kinni pidasid, ning see, et tead nende poole valima, on see, kuidas ta on seda Iisraeli vastu kasutanud. Ma pean siiski küsima, kas ta tuli siia meelega, et juhtida tähelepanu sellele, milles asi on ja mida tähendab olla Lähis-Idas? Kas keegi, kes näitab mõlemat poolt või keegi, kes tuleb siia lihtsalt selleks, et levitada propagandat ja viia see tagasi USA-sse? Kui keegi, kes on Palestiina poolt ja Iisraeli vastu. Ja ma mõtlesin, et ole vait, astu samm tagasi, ära tee midagi, ära ütle midagi. Ja siis hakkasin nägema videoid temast, mis ilmusid kohe, kui ta USA-sse tagasi jõudis, kus nüüd on see tema platvorm, tema räägib neist pättidest ja kurjusest, mida ta nägi selle 20-aastase ja selle 21-aastase silmis. Okei, sababa, oli probleem. Inimesi tuleks halbade tegude eest vastutusele võtta. Sa nimetad asunikke pidevalt ühtemoodi, teed neist teemoneid ja kõike muud. Aga nüüd oled sa läinud veel kaugemale ja dehumaniseerinud iisraellasi. Sa oled dehumaniseerinud iisraellasi. Inimesi, kes tegelikult, olenemata sellest, kas neil on õigus või mitte, sa pole seda terve rahva suhtes varem teinud. Ja siis kasutad sa oma rassi või melaniini tooni, et öelda, pruunina tundsin ma esimest korda. Et see oli esimene kord, kui ma tundsin end pruunina. Ma parafraseerin, vabandust. Mis? Esiteks oled sa demokraat. Nii et sa teed kõik õiged käigud, mis aitavad su 2028 aasta presidendikampaaniale kaasa. Nii et palju õnne sulle selle eest, et oled üks parimaid lurjuseid ja hoia oma hala endale. Järgmine kord, kui tahad teada, mis tunne on olla pruun, siis pea meeles, et sa olid tegelikult ühes kohas, kus sa ei olnud vähemuses. Kas see jõudis kohale? Ei. See on ka huvitav, sest kogu skandaal juhtus sellepärast, et ta korraldas meelega ainult palestiinlasest korraldajaga, et sellist draamat lavastada.
ja palestiinlase skiid sõidutas nad meelega läbi selle piirkonna, kus nad kinni peeti. See on sõjaväeala, kuhu tsiviilisikutel pole lugatud minna, ei iisraellastel ega palestiinlastel. Pole vahet, kes sa oled, sa ei tohi seal olla, kui sa pole sõjaväelane. See oligi tegelik põhjus, miks nad kinni peeti. Ma ei toeta üldse asunike käitumist, ma mõistan selle hukka. Kui tol korral peatati nad selle pärast, et nad ootasid politsei saabumist, sest skiid, ja see on otse politseilt muide, oli seda korduvalt teinud. Nii et oli teada, et ta tegeles selliste provokatsioonidega, et probleeme tekitada. Politseil kulus umbes 90 minutit, et kohale jõuda. Kedagi ei peetud kinni. Okei, mitte kedagi. Ja kedagi ei arreteeritud ka. Pärast 90 minutit sai giid politseilt hoiatuse, viimase hoiatuse sellise tegevuse eest. Ja nad jätkasid oma teed. Nii et kogu see tsirkus, mille Rogue Hanna korraldas, on lihtsalt naeruväärne. Ma mõtlen, see on ilmselge, et ta üritab mingil moel kampaaniat teha ja see on vastik. Mingu meie riigist minema selle jamaga. On nii palju vasakäärmuslikke kommuniste, poliitikuid ja mõjutajaid, kes teevad seda. Käivad sellistel väikestel propagandatuuridel koos palestiinlastega läänekaldal, mõtlevad välja igasuguseid lugusid ja õhutavad probleeme. Või siis lähevad nad kõige kristlikumasse ja turvalisemasse piirkonda, otse teisel pool müüri, otse petlemas ja püüavad jätta mulje, nagu oleks kõik nii ilus. Ja see ongi nii, et kas sa tahad minna naablusesse või Dženiini või sinna, kus kõik džihadistid on rajanud tohutu terroritaristu, see on hullumeelne. Ja, samuti sõna kinni peetud meenutab Tucker Carlsoni intervjuud suursaadik Mike Huckabee'ga Ben Gurioni lennujaamas. Sa oled kinni peetud. Nad võtsid mu passi, mis iganes see oli. Ta ajas mingit jama. Nad võtavad mu passi iga kord, kui ma sinna lähen. Rõhumine. Kinni peetud, jah. Ma mõtlen, sa tead... Sa tulid intervjuud tegema ja isegi Iisraeli ei sisenenud. Mis on probleem? Täpselt. Kinni peetud. Ruuti, kes on sinu väärdas sel nädalal? Okei. Rääkides demokraatidest, kes üritavad kandideerida valimistele või saada demokraatliku partei juviks, siis veel üks inimene, kellel ilmselt pole mingit võimalust. Rahm Emanuel, endine Chicago linnapea, endine USA suursaadik Jaapanis, endine Obama administratsiooni kabineti ülem. Rahm Emanuel, kõigepealt sa oled rämps ja kasutades president Trumpi sõnu. Sest esiteks kasutad sa seda, et su isa oli iisraellane ja võitles Iisraeli iseseisvussõjas, et varjata oma Iisraeli vastaseid, peaaegu antisemiitlikke rünnakuid Iisraeli vastu. Ja sa tulid Tel Avivi ülikooli pidama kõnet, kus ütlesid, et Iisrael on territoriaalne paarija ning ründasid peaminister Netanyahut jõhkralt. Peaminister Netanyahu on teinud esimest, jättes teise täielikult kõrvale. Ja otsese tagajärjena sellele langeb toetus Iisraelile kogu maailmas. Olete kaotanud Euroopa. Teie suurim majanduspartner ja turg. Te olete teadlane. Teid jäetakse rahvusvahelistelt konverentsidelt ja teadusvõrgustikest välja. Teie kunstnikud ja akadeemikud jäetakse näitustelt ja koosolekutelt kõrvale. 2022 aastal oli 55% ameeriklastest Iisraeli suhtes positiivselt meelestatud. Täna on see 37% ja see langeb. Ja nii Ameerika kui ka Euroopa noorte seas, kes on nii Ameerika kui ka Euroopa tulevik, on see protsent veelgi madalam. Ainus diplomaatiline saavutus, mille olete viimase 3 aasta jooksul saavutanud, on Somaalimaa. Nagu mu vanaema ütleks, kaotasite Ameerika, kaotasite Euroopa ja saite vastu Somaalimaa. Milline diil? Aga naljakas osa oli see, et see on suurim iroonia. Sa läksid lavale ja ütlesid, ma ütlen midagi, mida te võib-olla ei taha kuulda. Kas sa teed nalja? Tel Avivi ülikool, nad armastavad seda kuulda. Sa räägid vasakpoolsetest, vasaktiivalistest akadeemikutest. Sa teadsid, et saad sellest kohast sooja vastuvõttu. Nii et ära tule mulle selle jamaga, et sa olid julge midagi öelda. Pealegi kirjeldasid sa Iisraeli ja USA suhteid, mida pole kunagi eksisteerinud. Ta ütles, et on viimane aeg, et USA lõpetaks Iisraeli toetamise, ükskõik mis ka ei juhtuks.
iga president on lihtsalt pimesi järginud Iisraeli. See on jama. See pole kunagi nii olnud, isegi mitte Trumpiga. Tead mis? Mine põrgusse. Hea vastus. Ma ei vaidle sellele mitte millegi vastu. Ma tahtsin valida tema oma lurjuseks. No jah, ta on lihtne saak. Tema kõne oli J Streeti jaoks. Ja. See oli mõeldud nagu demokraatide juudi eliidile, kes ikka veel loeb New York Timesi, kes ikka veel usub seda, tead küll. On olemas 2 riigi lahendus. Ja. Ei, töötas 23 riigi lahendus ja kirjeldas siis midagi, mis kõlas natuke nagu Abrahami kokkulepped. Ma mõtlen. See mees, muidugi tead Palestiina riik selle riigi ja tolle riigi kõrval ning Araabia liiga riigid, asi on täielik jama, täielik mõttetus. Ja kurb osa, täpselt nagu Rõuga, meie sõber Rõu seal, on see, et kultuuriline õhkkond ja demokraatlik partei on nii radikaliseerunud. Ainus asi, mis neid kõiki ühendab, on Iisraeli vastasus. Ja see mõte, et kui sa tahad eelvalimistel kuhugi jõuda või võib-olla 2028 aastal presidendiks saada, siis just nii peadki tegema, jah. No ma arvan, et nad kehtestavad praegu, et just nii peabki tegema, mis on väga rumal pretsedent. Ja kui vaadata nii Rahm Emanueli kui ka Roog Hannat, siis nad on ebaolulised, eks. Rahm Emanuel ei ole presidendi kandidaat. On absurdne, et Kanal 12 siin talle üldse intervjuu andis. Sellel mehel on küsitlustes kuskil 0,01 kuni 1% toetust. Ta pole isegi kandidaatide esikümnes. See on absurdne. See on absurdne ja me nagu soodustasime seda lastes tal käituda, nagu ta oleks presidendi kandidaat. See on naeruväärne, jah, täiesti naeruväärne. Üldiselt arvan ma, et on väga kurb, et demokraatlik partei on jõudnud punkti, kus need kandidaadid, need täielikud võhikud kandidaadid, kes on kogu pildis peaaegu ebaolulised, arvavad, et see on viis oma kampaania alustamiseks. See on hullumeelsus. Aga minu selle nädala tõbras on mõjutaja, keda tuntakse välimuse maksimeerimise poolest. Nii ta ise seda nimetab. Streamer, kelle nimi on Clavicular. Ma arvan, et tema päris nimi on Braden Peters. Ja tegelane, kes on kuidagi viimastel päevadel leidnud tee Iisraeli riiki. Hoolimata sellest, et 6 kuud tagasi mängis ta Miami klubis Heil Hitlerit. Koos Andrew ja Tristan Tate'i, Nick Fuentesi ning mitmete teiste kurikuulsate antisemiitidega, sealhulgas Stinkoga. Nii et jah, see ei ole hea inimene. See ei ole hea inimene. Kogu tema identiteet ja bränd põhinevad enesevigastamisel. Sealhulgas haamriga oma näo löömisel, et luid teravamaks muuta ning metamfetamiini tarvitamisel, et saavutada soovitud kehakaal. Ma arvan, et isegi 2 kuud tagasi sai ta üledoosi. Tal on ka palju kriminaalsüüdistusi. Talle esitati süüdistus ja ta tunnistas end süüdi looma korduva tulistamise eest otseülekandes. Väidetavalt oli loom juba surnud, kuid ta tegi seda laikide ja vaatamiste nimel, nagu need streamerid tihti teevad. Ja siis kõige raskemad süüdistused, millega teda on seostatud, tal on kriminaalsüüdistused 2 erineva naise ründamise ja peksmise eest. Ja tal on ka pooleli kohtuasi ühe, nüüdseks 18-aastase tüdruku hagiga, aga 16-aastase tüdrukuga, keda ta väidetavalt otse-eetris uimastas, süstis talle mingit rasvapõletuslahust ja metamfetamiini, nagu kohtuasjas väidetakse. Ja ta olevat ka tüdruku purju jootnud ja vägistanud. Nii et sellised lood. Ja võiks arvata, et sellise taustaga inimene ei ole keegi, keda Iisraeli pooldajad peaksid toetama. Aga eksite. Sest sel nädalal, kui ta oli siin Iisraelis, oli väike hulk, vähemus, aga siiski mõned Iisraeli pooldajad, kes otsustasid, et on täiesti vajalik temaga rääkida, temaga kohtuda ja tema voogedastustes osaleda, sest nii saab jõuda uute vaatajateni ja tal on nii palju jälgijaid. Nii et miks me siis ei peaks temaga lähedaseks saama ja tema parimaks sõbraks hakkama? Sest ta on nats, kahetsuseta nats, kes pole millegi eest vabandanud. Miks ta üldse selles riigis on täiesti omaette teema. Selle üle võiks terve arutelu olla. Aga kui vaadata seda olukorda, seda inimest ja seda, kuidas ta räägib naistest, teistest vähemustest, mustanahaliste kogukonnast Ameerika Ühendriikides, siis see on šokeeriv. Ja ta loobute oma väärtustest, kui asute selle inimese poolele. Ta on täielik tõbras. Ta peaks sellest riigist lahkuma, kui ta pole seda juba teinud. Me ei taha sind siia. Meile sa ei meeldi. Me ei nõustu sinu väärtustega.
sa pole millegi eest vabandanud. Ja kogu see sinu teesklemine, et ma lihtsalt tahan Iisraeli külastada ja näidata, et see on suurepärane koht. See on mitmekesine koht ja seal on palju ilusaid tüdrukuid, sest ainult see huvitabki sind. Me ei usu seda. Selge. Me teame täpselt, kes sa oled. Me oleme näinud, kes sa oled ja me ei taha sind siia. Head aega. See on minu nädalatõbras. Amen. Ma võiksin veel pikemalt jätkata. Aga see on hullumeelne, sest taustal toimus ka nii palju tegelikkuse moonutamist. Ja ma arvan, et ma lihtsalt tahan seda juudi rahvale öelda. 3 nädala perioodi kasutatakse lihtsalt selleks, et kõik probleemid vaiba alla pühkida. Me ei peaks omavahel tülitsema. Kui üldse midagi, siis miks me tülitseme? Probleem on meie enda seas. Seega peaksime vaatama iseendasse. Me peaksime vaatama enda sisse, sest on põhjus, miks me praegu leiname. Kui me tõesti mõtleme seda, mida ütleme, siis toome sõna otseses mõttes nii palju valgust, et Beit HaMikdash ehitatakse uuesti. Me peame vaatama enda sisse, sest kui need on meie moraalid ja väärtused, kui me laotame punase vaiba sellistele inimestele, siis oleme praegu iseenda probleem. Absoluutselt. Noh, ma arvan, et paljud inimesed ei teadnud seda. Mul polnud aimugi. Ma arvasin lihtsalt, et ta on lihtsalt mingi libe tüüp. Ma ei teadnud, mul polnud sellest infost eriti midagi. Ma arvan, et paljud inimesed arvavad nii. Nad ei saa aru, kui tõsised need süüdistused tema vastu ja tema varasemad teod tegelikult on. Aga asi on selles, et mõnel juhul, eriti nende mõjutajatega, kes otsustasid temaga koostööd teha, me rääkisime neile sellest. Jah. Me andsime neile sellest ette teada ja nad teadsid. Ja selle üle arutati. Ja nad otsustasid end avalikult selle inimesega siduda. Muide, oma otseülekannetes, kui ta oli siin Iisraelis, halvustas ja solvas ta Iisraeli naisi. Ta tegi nalju nende kehade üle, rääkis nende keha rasvast, kas on madal või kõrge ja kuidas ta tahab nendega 5 sekundit tualetis magada. See on lihtsalt šokeeriv. Ma ei suuda seda uskuda. Ma arvan, et inimesed ei suuda isegi mõista, kui sotsiopaadid paljud neist Ameerika psühhopaadi tüüpi mõjutajatest tegelikult on. Nagu need inimesed, kes on loonud selle veidra, hullumeelse maailma, kus kõik käib klikkide ümber ja nad teevad neid jälke asju. See ongi sõna otseses mõttes nii minu jaoks, kui sa seda kirjeldad. Kujutan ma ette Christian Bale'i filmis Ameerika psühhopaat, nagu üks neist kena välimusega sotsiopaatidest. Ja neid on premeeritud selle eest, kui mürgiseks, jälgiks ja moraalselt vastikuks ühiskond on muutunud. Ma arvan tegelikult, et mõned inimesed lihtsalt ei suuda seda isegi mõista. Nad ei usu isegi, et see on tõsi. Seda on raske uskuda. See on tõesti šokeeriv. Kui keegi oleks mulle lihtsalt rääkinud ja ma poleks ise uurinud, siis ma oleksin ka olnud nagu okei, aga mida see tegelikult tähendab? Sest tänapäevad räägitakse igasuguseid asju. Ei, see ongi tegelikult nii hull. Enne kui lõpetame, peame muidugi oma kangelased läbi käima. Ma arvan, et alustan ise. Mul on sel nädalal eriti kurb kangelane, kes väärib kindlasti palju rohkem au kui lihtsalt nädala kangelase tiitel. Aga USA senator Lindsey Graham, kes kahjuks suri väga ootamatult. Me ei tea veel kõiki üksikasju, kuid väidetavalt oli see äkiline haigus. Ma usun, et see oli südame seiskumine. Aga Lindsey Graham on olnud tõeliselt tugev, kirglik ja vankumatu hääl kogu lääne jaoks. Ta on olnud Ukraina küsimuses suurepärane juba esimesest päevast alates. Ta on häbenemata seisnud Iisraeli riigi eest, tead, nii enne 7. oktoobrit kui ka pärast 7. oktoobrit. Igal sammul on ta olnud võtmehääleks Valge Maja ja administratsiooni vastutusele võtmisel. Armastavalt, toetavalt, aga ka kindlalt oma väärtustest mitte taganedes. Ja ma arvan, et mis kõige tähtsam, see, mis tõi talle hüüdnime Amu Lindsey, mis tähendab Iraani kogukonnas onu Lindsey, ta on olnud USA kongressis Iraani rahva kõige silmapaistvam eestkõneleja. Ta on selle teema tõstatanud rohkem kui ükski teine USA kongressi liige. Ta on olnud väga otsekohene suheldes Iraani ja Ameerika kogukonnaga ja tõstatades nende probleeme nii Ameerika Ühendriikide presidendi kui ka kõigi teiste ees. Ja ta on olnud väga-väga selge pilguga Iraani Islaamivabariigi suhtes. Kuidas me peaksime nendega käituma, mida me ei tohiks nendega teha, sealhulgas kokkulepete sõlmimine ning rõhutanud vajadust see režiim lõplikult kukutada. Mul on kahju, et ta ei saanud seda ise näha, kuid tema töö ei jää märkamata. Tal on tohutu pärand
ja me jätkame selle pärandi elluviimist ja seista tugeva, turvalise Ameerika Ühendriikide, tugeva, turvalise Iisraeli, tugeva, turvalise Ukraina eest, võideldes demokraatia nimel kogu maailmas ja loomulikult vabastatud Iraani eest. Nii et Lindsey Graham, sina oled minu nädala kangelane. Puhka rahus. Bellamy, keda sina meile esitled? Minu oma on natuke vildakas ja ma ütlen seda sellepärast, et need sõnad on kohe minu suust tulemas. Egiptus ja Türgi. Jah, muidugi, me oleme kangelaste segmendis. Ja, aga need on minu kangelased. Ja miks? Sellepärast, et nad on järjekindlad. Nad ütlesid sulle, kes nad on. Nad ütlevad sulle ikka ja jälle, kes nad on. Ja nad on väga järjekindlad. Sammu haaval, lakkamatult. Nii et kõik Palestiina toetavad queerid, kui te kõik kruiisilaevale läksite. Kuulake, kuidas Patti LuPone räägib teile, kui imeline see on. Kõigi nende reiside eest, mida te kohe kogema hakkate. Väikesed sadamad Lähis-Idas. Kas teil ei tekkinud kordagi mõtet, et oodake, võib-olla meid ei lubata sisse? Aga ei, nad ütlesid teile ja nad ütlesid jah, ei, aitäh ja teie ütlesite, et see on okei. Lähme nüüd Egiptusesse, eks. Me kõik oleme pahased, et need inimesed on sellisel astmelisel flotillil, nagu ma seda praegu nimetan. Me lähme Egiptusesse. Egiptus ütleb siis ei. Nii et sisemiselt ei lähe kõik need toredad inimesed, kes Iisraeli nii väga vihkavad, režiimi ega teiste vastu. Vennaskond läheb Hamasi vastu. Ei, nad lähevad veel kaugemale, süüdistades Trumpi ja tema administratsiooni. Ja see, kuidas maailm on sisemiselt muutunud, eriti Ameerika sees, ongi võimaldanud neil seda rahvusvahelistes vetes teha. Ei, seda nimetatakse Lähis-Idaks. Ja me kordame teile kogu aeg, et oli üks koht, kus te oleksite saanud randuda. Oli üks koht, kus te oleksite saanud olla lihtsalt teie ise. Oli üks koht, kuhu te oleksite pidanud tulema ja see on Iisrael. Aga teile tähendab nii palju Iisraeli vihkamine. Ma loodan, et teil kõigil oli tore purjus olla ja ärrituda ning kuulata, kuidas Nana Patti LuPone teile unelaulu laulab. Samal ajal, kui ta räägib, kui imeline te olete, sest seisate kõige selle eest, mis on teie vastu ja mis teid hävitab. Aitäh Egiptus ja aitäh Türgi. See on Egiptuse viis, nagu me seda näeme maailmameistrivõistlustel. Mitte miski pole kunagi nende vastutus. Alati on süüdi keegi teine. Messi, sionist, argentiinlased on juudid, kohtunikud on juudid, kõik on juudid. Daniel, kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on Horvaatia peaminister Andrej Plenković. Ma olen tegelikult Horvaatia kodanik, mul on topeltkodakondsus. Minu vanaisa oli horvaat. Minu isa oli samuti kodanik, tahtsin teda lihtsalt esile tõsta. Ta on üks kõige Iisraeli meelsemaid juhte Euroopas. Ta on tõesti Iisraeli toetanud ja teeb seda siiani. Horvaatia parlament keeldus Palestiina riiki tunnustamast, sest nad ei taha röövimist ja mõrvu premeerida. Kui meeldiv vaheldus see on. Sellised asjad peaksid tegelikult olema diplomaatia teema, mitte massimõrvad ja pantvangistamised. Suur tänu Horvaatia peaministrile. Sa tegid mind väga uhkeks, et olen Horvaatia kodanik. Lisaks, kuna me Horvaatias tõesti väärtustame katoliiklust. Nii et mõte, et kõik meie pühad paigad nagu Püha Hauakirik ja Maarja haud, et me oleksime nende poolel, kes tahavad hävitada kõik meie pühad paigad. Horvaatia rahvas ei lepi sellega ja Balkani DNA-s ei ole natsiks olemine tõesti sees. Horvaatia on tõesti selline maa, nende kalurid ja talupidajad, tead küll, nad on tõesti head, tasakaalukad, kahe jalaga maa peal inimesed. Sama on Serbias. Ja ma lihtsalt tahtsin teda väga tänada. See on väga hea kangelane. On küll, see on suurepärane kangelane. Ma mõtlen, et ma tõesti tahan teada, ma oleksin pidanud selle panema oma kangelaseks või lurjuseks, ma pole isegi kindel kumba, aga Anna Kasparjani video Bosnia ja Hertsegoviina inimestest. Ma tahtsin sinult küsida, kas nad on Bosnias sellised või peaksin küsima, kas nad on Hertsegoviinas sellised, sest ilmselt on need kaks erinevat riiki. Mis ühinevad selleks, et sporti teha? Muidugi, sest just nii toimib maailmameistrivõistlused. Täpselt nii.
Ruthi, kes on sinu kangelane? olgu, enne kui ma ütlen, kes on minu kangelane, tahan ma ka öelda, miks on nii raske leida kangelasi ja nii lihtne leida iga nädal lurjuseid. olgu, minu kangelane on Flavio Bolsonaro. ta kandideerib Brasiilia presidendiks Brasiilias ja valimised toimuvad oktoobri lõpus, nagu ka peagi toimuvad Iisraeli valimised. Tema erinevalt praegusest presidendist Lula da Silvast, kes on täiesti Iisraeli vastane ja Palestiina riigi pooldaja, tema tunnustab Palestiina riiki. Ta ütles, et Iisrael pani Gazas toime genotsiidi. Ta ütles kõiki neid tavapäraseid vastikuid asju. Ta on sotsialist, ta on inimrämps. ja nüüd tuleb Bolsonaro, kes on üks Bolsonaro poegadest, kes oli samuti Brasiilia president 2 erineval ametiajal. Ta andis intervjuu, Flavio andis sel nädalal intervjuu Iisraeli kanalile 14 ja ta oli lihtsalt nii võluv ja nii rõõmsameelne. Ja ta ütles, ma seisan alati Iisraeli kõrval. Ja kui mind valitakse, siis ma mitte ainult ei vii saatkonda Jeruusalemma, vaid laiendan igal võimalikul moel meie koostööd Iisraeliga. Kas te taastaksite täielikult Brasiilia diplomaatilised ja sõjalised suhted Iisraeliga? Ma ei kavatse mitte ainult nendele suhetele reageerida, vaid kavatsen neid suhteid laiendada. Kas olete endiselt pühendunud Brasiilia saatkonna kolimisele Jeruusalemma? Jah, ohe valitsuse alguses niipea kui võimalik, jätkates seda, mida president Jair Bolsonaro alustas. See on tõesti hämmastav näha ja tundub, et Ladina-Ameerikas toimub praegu justkui väike renessanss. Enam ei ole see ainult Argentiina. Kõik need riigid muudavad suunda, mis on hea ja neile väga kasulik. See on üks põhjusi, miks mul on raske kangelast nimetada ja ma ütlen sulle miks. Ma arvan, et on kurb, et kui keegi teeb õiget asja, nimetame teda kangelaseks. Muidugi on olemas ka tõelised kangelased. On sõjakangelasi, on inimesi, kes jooksevad põlevatesse hoonetesse, et päästa teisi. Need on kangelased. Probleem on selles, et tänapäeval, kui keegi seisab millegi õige eest, mis peaks olema iseenesest mõistetav, peame teda kangelaseks nimetama. Ja sellepärast tunnen ma end selle termini suhtes ebamugavalt. Ja ometi on nii palju lurjuseid. Jah. Väga tõsi ja väga hea tähelepanek. Pole haruldane, et me tuleme stuudiosse saadet filmima ja küsime, kes peaks olema minu kangelane. Ja, nii et sul on täiesti õigus. Maailm seal väljas on kuripaik. On küll, aga me teeme kõik endast oleneva, et muuta seda natukenegi positiivsemaks. Jah. Meil on teineteist. Peame lõpetama, aga ma tahan tänada kõiki, kes vaatasid Equadi GNS-is. Ja nagu alati, oleme tagasi järgmisel nädalal.